Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record I24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. 40-päevase sõja ajal Iraaniga oli üle 85% Islamivabariigi rünnakutest suunatud selle Pärsia lahe Araabia naabritele, samuti Iraagile ja Jordaaniale. Kuid kõige rohkem rünnati Araabia Ühendemiraate. Iraan tulistas emiraatide pihta üle 2800 drooni ja raketi, sihtides tsiviilhooneid, naftarajatisi ja tundlikku taristut. Need rünnakud jätkuvad ka täna, hoolimata relvarahust. Viimastel nädalatel on selgunud, et Araabia Ühendemiraadid ei jäänud nende rünnakute ees käed rüppes istuma, vaid vastasid Iraanile sõjaliselt. Sealhulgas ründasid üht olulist Iraani naftatöötlemistehast. Et analüüsida sõja mõju Araabia Ühendemiraatidele ja seda, kuidas see võib mõjutada Abu Dhabi suhteid nii Iraani kui ka Iisraeliga, on minuga liitunud tema ekstsellents Terar Belhoul Al-Falashi. Tema ekstsellents Al-Falashi on endine Araabia Ühendemiraatide Föderaalse Rahvusnõukogu Emiraatide parlamendiorgani liige. Praegu on ta Al-Majlis Grupi Dubais asuva avalike suhete ja strateegilise nõustamise ettevõtte juhatuse esimees, tegevjuht ja kaasasutaja. Ta on ka Cruikshank & Dean Global Intelligence juhatuse esimees ning Watan Al-Imarat Foundationi asutaja, mis on üks juhtivaid avaliku poliitika instituute Pärsia lahe koostöönõukogus, kus ta varem töötas tegevdirektorina. Teie ekstsellents Al-Falashi, suur tänu, et liitusite meiega. Aitäh! Nüüd alustuseks ma arvan, et paljud inimesed tahavad teada, miks just Araabia Ühendemiraadid said kõige tugevama löögi osaliseks. Miks otsustas Iraan rünnata Araabia Ühendemiraate rohkem kui ühtegi teist riiki, isegi rohkem kui Iisraeli selle viimase sõja ajal? Aitäh, et mind siia kutsusite. Ma arvan, et see on väga lihtne. Me seisame nende ideedele ja kogu sellele negatiivsele mõtteviisile vastu. Sul on Araabia Ühendemiraadid ja teine pool, kes usuvad harmooniasse, kes usuvad sallivusse, kes usuvad kooselamisse, kes vihkavad midagi, mida nimetatakse terrorismiks ja äärmusluseks. Meie olime selle juba kõrvaldanud, samal ajal kui iraanlased ikka veel sellesse usuvad ja püüavad seda kõikjale eksportida. Seepärast neile ei meeldi Araabia Ühendemiraadid. Ja ma arvan, et Araabia Ühendemiraadid olid neile ka nagu pinnuks kurgus, tead. Ning nagu tema kõrgus Sheikh Abdullah ütles, me ei lase end enam šantažeerida, tead. Asi on selles, et Araabia Ühendemiraadid ei alustanud seda sõda. Selle alustasid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael. Ja Araabia Ühendemiraatide ametnikud on öelnud, et AÜE tõmmati sellesse sõtta kaasa. Ja kas teie arvates oli sellesse sõtta minek õige otsus? Ma arvan, et AÜE juba algusest peale enne sõda üritas Iraaniga rääkida. Kuulake, me ei taha sõda. Meil on siin sõdadest küllalt. Me proovisime teha kõike. See tähendab, et AÜ-st ega teistest Pärsia lahe koostöönõukogu riikidest ei tule midagi. Ja nad teavad seda, tead. Kõik, mida nad räägivad, on vale. Ja teiseks, sa ei saa teiselt riigilt nõuda. Sa ei saa Iisraeliga suhteid hoida. Sa ei saa Iraaniga suhteid hoida. Sa ei saa baasi omada. See ei ole, ütleme nii, see ei ole sinu asi. See on riik, kellel on suveräänsed õigused ja oma otsused. Nii et kas sa tead, jääd vait ja aksepteerid seda, aga tundubil ei ole julgust ameeriklaste või nende vastu seal midagi teha. Nii et nad läksid araablaste kallale. Ütleme siis riigid, eriti Pärsia lahe koostöönõukogu riigid, eriti Araabia Ühendemiraadid, sest Araabia Ühendemiraadid ütlesid, et ei, me ei saa aksepteerida seda, mida te teete. Nii et nad on saatnud nii palju, peaaegu 50% kogu kampaaniast on Araabia Ühendemiraatides. Nüüd, te räägite vajadusest lõpetada Iraani agressioon. Ja tegelikult mida aeg edasi, seda rohkem saame teada, et Araabia Ühendemiraadid, nagu ma oma sissejuhatuses mainisin,
ei istunud käed rüpes ja vastas Iraanile sõjaliselt, korraldades rünnakuid nii enne kui ka pärast relvarahu. Mida saate jagada seoses Araabia Ühendemiraatide sõjaliste rünnakute ulatusega Iraani vastu sõja ajal? Ametlikult pole midagi öeldud. Ütleme nii, et meil on õigus vastata, sest me järgisime kogu diplomaatilist protsessi. Tead, meil on ÜRO resolutsioon, mis on peaaegu ühehäälne otsus. Meil on inimõiguste nõukogu, mis toetab inimõigusi. Nii et mis iganes sellele järgneb, tead, see on midagi, aga ametlikult pole midagi sellist olemas, tead. Mitte midagi pole olemas. Aga nad teavad, et AÜE ei talu enam sellist jama, tead. Kui sa räägid Iraanist ja pead neile midagi õpetama, siis pead aru saama, et see probleem algas juba 1979 aastast. Ja ma kirjutasin artikli, kõik probleemid Lähis-Idas algasid sellest. Tead, ja nad rikkusid kõik ära. Aga probleem on selles, et kui sa räägid Iraaniga, siis pead muutma ka nende põhiseadust. Sest põhiseaduses on peatükk, mis räägib revolutsiooni eksportimisest. Ma mõtlen, et igaüks võib tulla. Peavad nad järgima põhiseadust, siis nende põhiseadus annab neile õiguse revolutsiooni eksportida ja nad vastutavad kõigi šiiade eest ning peavad seda tegema. Nii et meil on probleem nende põhiseaduses lisaks ka nende mõtlemises. Teate küll. Nii et te räägite vajadusest lõpetada Iraani agressioon, aga ka sellest, et Araabia Ühendemiraadid jätavad endale õiguse enesekaitsele. Nii et kuna raportid viitavad sellele, et USA survestab Araabia Ühendemiraate olema Iraani suhtes agressiivsem, sealhulgas isegi võimaliku maismaaoperatsiooniga. Kui realistlik on selline stsenaarium ja kas te toetate jõulisemat Araabia Ühendemiraatide vastust võrreldes sellega, mida oleme seni näinud? Ma arvan, et Araabia Ühendemiraadid on selle kõigile selgeks teinud. Teate küll, Araabia Ühendemiraatidel on oma otsus, meil on oma otsus. Me võime jätta endale õiguse ja te võite öelda, te nägite seda viimati pärast eilset rünnakut, teate küll, Araabia Ühendemiraadid ütlesid, et neil on õigus vastata. See on aja küsimus. See on aja küsimus. Me peame ootama, kuni kõik uurimised saavad selgeks, kust see tuli. Ja see on asendussõda, see on sõda Iraaniga, see on nii palju erinevaid asju. Nii et otsus tehakse ja me toetame oma valitsust 100%, et nad teeksid õiget asja. Teate küll, me teame, et nad teevad õiget asja. Õige asi praegu on lõpetada see hullus, mis on. Iraan teeb seda. See hullus seisneb selles, et isegi läbirääkimistel ütlevad nad, me ei tee seda. Ja tead, las ma ütlen midagi. Neil on kaks otsust. Üks on, ütleme, revolutsioonikaardiväe otsus, mis tähendab, et nad ütlevad midagi. Ja meil on diplomaatiline, mis on presidendi ja spiikri öeldu, mis on täiesti vastupidine. Üks ütleb, et ma vabandan, järgmisel päeval öeldakse, et ei, ta ei vabanda. Nii et nad on 47 aastat teist poolt segadusse ajanud. Püüdes läbirääkimisi võimalikult kaua venitada. Ma arvan, et nad loodavadki läbirääkimiste venitamisele. Nii et vahevalimiste tõttu avaldab see Trumpile mõju. See ongi nende eesmärk, ma arvan. Nüüd, hoolimata pikaajalistest vaidlustest Araabia Ühendemiraatide ja Iraani vahel, on Araabia Ühendemiraadid olnud Iraani kaubanduspartnerite seas kas esimesel või teisel kohal. Suure osa viimase 2 aastakümmet on see nii olnud, sageli tead väga lähedal Hiinale. Nüüd on sellest saanud ka Iraani kaubanduse keskus. Tänapäeval on AÜE endiselt üks suurimaid taupade tarnijaid Iraanile, moodustades märkimisväärse osa selle impordist. Kas see muutub Iraani agressiooni tõttu AÜE vastu? Või kavatseb Abu Dhabi säilitada majandussidemed Iraaniga? Ma arvan, et see on juba muutunud. Tead, see on täielikult muutunud.
AÜE nüüd nagu doktor Anvar Kargaš ütles. Me ei saa pidada läbirääkimisi kellegagi, kes meid pidevalt ähvardab. Me peame leidma lahenduse, tead, et nendega maha istuda ja arutada. See, ütleme nii, see olukord ei saa kesta igavesti, sa tead. Me tahame elada, me tahame olla harmoonias, meil on head suhted, meil on äri, meil on majandus, mida juhtida. Me ei saa toimida, ütleme nii nagu gangsterid. Operatiivsete asjadega, tead, mis sul on. Kurjategijad, kes juhivad kõike, režiim, kellel pole midagi selle vastu, et tappa 45 000 oma inimest. Kuidas sa saad läbi rääkida kellegagi, kellel pole oma enda inimeste vastu hoolt? See on, ma arvan, probleempunkt, kus on, me peame läbi rääkima, kuidas me saame kellegagi rääkida, kes ei hooli oma enda rahvast. Nii et sa arvad, et ta hoolib Araabia Ühendemiraatidest või Saudi Araabiast või sellest, või ta ei hooli üldse kellest. Aga kas sa arvad, et Araabia Ühendemiraadid peaksid katkestama majandussuhted Iraaniga? Ma arvan, et need on juba katkestatud. See on täiesti eraldatud, tead, jah. Kui nad tahavad, peavad nad näitama, nad peavad tõestama, et nad väärivad seda. Nüüd tahan ma teemat laiendada. Aastakümneid arvati laialdaselt, et Pärsia lahe Araabia riigid, kuigi nad olid vastu Iraani islamirežiimile, nagu te kirjeldasite, ja selle tuumaprogrammile, ei soovinud tegelikult režiimi kukkumist. Nad kartsid põgenike ülemäärast sissevoolu piirkonda, mis võiks häirida jõudude tasakaalu ning tekitada ebakindlust nende riikide majandustele. Nüüd, te kirjutasite hiljuti, ja ma tsiteerin, meie Araabia rahvusliku julgeoleku kaitsmine nõuab sügavat teadlikkust Iraani plaanidest ja tõelist ühtsust, et tõrjuda selle laienemispüüdlusi, mis varjab end religiooni ja loosungite taha, kandes samal ajal meie rahvale hävingut ja laastamist. Nii et teie ekstsellents, kas Araabia Ühendemiraadid soovivad nüüd Iraanis režiimi muutust näha? Ma arvan, et režiim on juba muutunud. Teate, režiim oli juba muutunud. Ajatollad on, ta on väljas, teate, ta tapeti juba esimestel tundidel. Siis teil on kõrgem juht on kõrvaldatud, teise juhi liin on kõrvaldatud, kolmas liin on kõrvaldatud. Nii et ma arvan, et režiim oli juba täielikult muutunud. Nüüd on küsimus, kes on veel alles. Tundub, et ülejäänutel pole enam võimalust tegutseda. Nii et ma arvan, et varem või hiljem toimub režiimi muutus. Tead, ma arvan, et nende mõtteviisiga inimestega on väga raske, ütleme nii, koos töötada. Kuigi sina ise ja ka president Trump ütlete, et režiimis on juba toimunud muutus, ründab režiim endiselt oma Pärsia lahe Araabia naabreid, sealhulgas Araabia Ühendemiraate. See viib mind järgmise küsimuseni. Ma tahan, et me kuulaksime huvitavaid märkusi, mida USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee tegi eelmisel nädalal seoses Araabia Ühendemiraatide ja Iisraeli suhetega. Kuulame neid. Kas ma võin öelda tänusõnad, sügava tänu ja imetluse Araabia Ühendemiraatide aadressil? Ma arvan, et AÜE on eeskujuks. Nad olid Abrahami kokkuleppe esimene liige, aga vaadake, millist kasu nad on saanud. Selle tulemusena saatis Iisrael neile just raudkupli patareid ja personali, et aidata neid kasutada. Kuidas nii? Sest Araabia Ühendemiraatide ja Iisraeli vahel on erakordne suhe, mis põhineb Abrahami kokkulepetel. Teie ekstsellents, need on tõesti märkimisväärsed väited, kui oluline oli toetus, mida Araabia Ühendemiraadid Iisraelilt said. Ma arvan, et ütleme nii, teil on Egiptus, kes on Iisraeliga lepingu sõlminud, teil on Jordaania, kes on Iisraeliga lepingu sõlminud. Meil on piir Iisraeliga, aga Araabia Ühendemiraatidel ei ole piiri. Mõlemad riigid usuvad ja elavad koos, usuvad tehnoloogiasse, usuvad, ma arvan, et majandus on kõige tähtsam. Ma usun endiselt tema kõrgeaususe sõnadesse. Sheikh Muhammad Ahmed Rashid ütles, ärge laske poliitikal majandust juhtida, sest see rikub selle ära.
las majandus juhib poliitikat, sest see toob midagi head. Ma arvan, et majandus võib olla parim juhtija Tee igasugusele suhtele. Kui see on olemas ja sa näed, et siin elab nii palju iisraelasi, elavad harmoonias, elavad igasugustes tingimustes. Kui me saame kogu vihkamisest lahti, ma arvan, et meil on seda olnud 70 aastat, meil on sellest küllant. Vaata, Iisrael ei rünnanud meid, see oli Iraan, kes meid ründas. Miks ma siis peaksin Iisraeli vastu vimma pidama ja Iraaniga häid suhteid hoidma, kui just Iraan ründab meid ööd ja päevad? Eks, aga mina tahan sellele teemale rõhku panna, sest ma räägin millestki enamast kui majanduskoostööst. ma räägin raudkupi õhutõrjepatareide saatmisest, Iisraeli sõjaväelaste saatmisest nende patareide käitamiseks. See on väga märkimisväärne ja ületab kaugelt igasuguse sõjalise koostöö, mida Iisrael on teinud oma naabrite Jordaania ja Egiptusega, nagu te mainisite. Kuidas, kuhu soovib Araabia Ühendemiraadid selle sõjalise koostöö Iisraeliga viia, kuidas edasi liikuda? Ma arvan, et koostöö liigub palju kaugemale kui ainult see ja koostöö on olemas. Iisraeli on rünnanud Iraan, Araabia Ühendemiraate on rünnanud Iraan, nii et meie seas on ühine vaenlane. Nii et kui me ei seisa ühiselt selle vaenlase vastu, siis tekib palju probleeme. Ma arvan, see on minu arvamus, et režiim peab olema eemaldatud. See on minu arvamus. See ei ole seotud valitsuse ega millegi muuga. Nii et ma arvan, et see režiim on 47 aastat elanud harmoonias. Ja inimesed püüavad nendega koostööd teha, koos elada ja kõike muud, aga nemad sellest aru ei saa. Nad mõistavad ainult tapmist. Nüüd ei saa ma jätta küsimata selle salajase visiidi kohta, millest Iisraeli peaministri büroo teatas, et Netanyahu käis märtsis Abu Dhabis. Kuigi AÜE ametlikult eitas selle visiidi toimumist, kirjeldas Netanyahu endine abiline, kes tema sõnul oli sellel reisil kaasas, visiiti väga üksikasjalikult. Kas sa oskad seletada, mis siin toimub? Ma arvan, et ma jään AÜE ametliku versiooni juurde, mille kohaselt AÜE eitas seda. Nii et ma usun oma riiki. Kui neil oleks kasu selle tunnistamisest, siis nad ütleksid seda. Aga ma arvan, et kui see tuli välisministeeriumist, siis ma usun seda. Üks veel. Hästi. Nii et ma tahan vaadata laiemalt. Te rääkisite GCC-st, Pärsia lahe koostöönõukogust, aga eriti Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia suhetest, kus me näeme tekkimas lõhet Abu Dhabi ja Riadi vahel. Kuidas teie seda lõhet näete ja kuidas see mõjutab Araabia Ühendemiraate? Ma ei usu, et see seal midagi mõjutab. Alati teate ju isegi Iisraelis on alati parteide ja kõige vahel erimeelsusi. Nii et vaidlus on olemas, aga üldiselt on kõik korras. See pole midagi uut, aga vaidlus ja huvid on olemas. Aga kui asi puudutab julgeolekut, siis teate ju, et kõik saab lahendada. Ma arvan. Me näeme uut suhet Saudi Araabiaga, kõik läheb jälle normaalseks. Nii et keskendugem nüüd rohkem tõelisele ohule kui sellele. Ja meie ning Saudi Araabia, meie ning Katar, Bahrein ja Kuveit vahel. Ma arvan, et me teame, kes on vaenlane. Mis iganes on juhtunud, kõik teavad, kes on vaenlane. Nüüd, tõeline vaenlane. Kui sa nägid isegi ühtegi Kuveidi ministrit, kuigi Kuveidil ei ole Abrahami kokkulepetega mingeid suhteid Iisraeliga. Kui Al Jazeera temalt küsis, kes on teie vaenlane? Kas see on Iisrael või Iraan? Ta ütles Iraan. Ta ütles, Iisrael ei ole meid rünnanud. Me oleme 70 aastat tead kõiges Iisraeli vastu olnud. Iisrael ei ole meid rünnanud. Iraan ründab meid kogu aeg. Nii et ma näen, et siin on lahknevus. Pärast seda, kui me lõpetame, saab olema rohkem riike, kes allkirjastavad Abrahami kokkuleppe.
noh, ma mainin lihtsalt Kuveidi kohta, et kõigepealt peavad nad tühistama seaduse, mis keelab Iisraeli ja iisraellastega suhtlemise. Aga kui ma saan õigesti aru, millele sa vihjad, siis võib-olla see juhtub tulevikus. See on osa neist muutustest selles, kuidas Pärsia lahe riigid Iisraeli näevad. Enne kui me liigume edasi järgmise osa juurde, pean ma küsima. Ma kuulen kuulujutte, et Araabia Ühendemiraadid kavatsevad lähiajal tunnustada Somaalimaa iseseisvust. Mida sa selle kohta jagada saad? Ma arvan, et see juhtub varem või hiljem. Et meil on Somaalimaaga head suhted, meil on seal kõik olemas, nii et kui see nii on, siis liigub asi õiges suunas. Me tunnustame Somaalimaad. See on minu arvamus. Ja ma arvan, et me peaksime premeerima häid inimesi, mitte premeerima Al-Shabaabi ja teisi selliseid. Väga huvitav. See teeks Araabia Ühendemiraatidest ja Iisraelist ainsad 2 riiki, kes tunnustavad Somaalimaa iseseisvust. Nüüd tahan liikuda saate viimase osa juurde, see on kiire küsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja sina ütled mulle lühidalt esimese asja, mis pähe tuleb. Nii et esimene pilt. See on Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumas AÜE presidendi Mohammed bin Zayediga. Ma arvan, et meil olid head suhted nii Ukraina kui ka Venemaaga. Ja selle tulemusena vabastati mõlemal poolel nii palju sõjavange. AÜE oli nende vahel vahendaja ja AÜE on seda siiani, ma arvan, et paar päeva tagasi vabastati veel mõned. Nii et tänu, ütleme, headele suhetele töötasime selle nimel, et mõlemad riigid usaldaksid AÜE-d seda tegema. Ja ma arvan, et tema kõrgus ütles kord, et meil ei tohiks olla ühtegi vaenlast. Meil peaks olema 0 vaenlast. Ma arvan, et see ongi see, mille poole AÜE püüdleb. Ja me nägime ka julgeoleku kokkulepet, mis allkirjastati AÜE ja Ukraina vahelise suhte raames, mis minu arvates süveneb aja jooksul veelgi. Nüüd, järgmine pilt. See on Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman. Ta on kroonprints ja ma arvan, et tal on palju võimu oma käes. Oli juba aeg. Saudi kroonprints on teinud suurepärast tööd, tõstes Saudi Araabia, ütleme nii, äärmuslusest avatumaks ühiskonnaks ja muukski. Ma arvan, et neil on veel pikk tee minna, aga me soovime neile edu. Aga Araabia Ühendemiraadid lahkusid OPEC-ist, mida peetakse vähemalt diplomaatiliseks või majanduslikuks löögiks Saudi Araabiale. Nii et kõik ei paista nende 2 riigi vahel tingimata sujuvalt kulgevat. Ma ei arva nii. Ja see on tehtud otsus, suveräänne otsus. Teate küll, me peame, ma arvan, et AÜE proovis seda varem ja püüdis kontrollida. Ma arvan, et nüüd on õige aeg meil sellest kartellist lahkuda, teate küll. Viimane pilt, mille kohta ma tahan sinu arvamust kuulda. See on USA president Donald Trump. Ma arvan, et ta on parim president, kes meil praegu on olnud, võrreldes Bideni ajastuga. Tal on head suhted Araabia Ühendemiraatidega. Ta on sõber, ta on liitlane. Ja me saame temaga paremini koostööd teha kui keegi teine. Kas Araabia Ühendemiraadid on rahul USA sõjaväebaaside kohalolekuga oma territooriumil? Me teame, et Iraan kutsub üles Pärsia lahe Araabia riike eemaldama need USA sõjaväebaasid oma territooriumilt. Kas te arvate, et see on midagi, mida Araabia Ühendemiraadid tahavad? Ma arvan, et kõigepealt ei ole see Iraani asi, kellega meil on suhted või kellega me koostööd teeme, olgu see selge. Kui nad lubavad, neil siis nimetagem seda baasiks. Baas tähendab, et see on Ameerika Ühendriikide jaoks baas tegutsemiseks. See on meeskonnatöö ja nad on koos töötanud juba väga kaua, nii et mingit baasi ei ole. Kui nad räägivad baasist, siis see on vale. Nii et mõistet baas siin ei eksisteeri. Kataris on laadibaas.
aga Araabia Ühendemiraatides on meil koostöö ja nad kasutavad meie baasi. See on osa sellest, kus nad tegutsevad. Teiseks, see ei ole nende töö, see ei ole nende asi meile midagi ette kirjutada. Meil on suveräänne riik, meil on õigus ise otsustada, mida teha. Nii et nad ei saa meile midagi ette kirjutada. No praegu peame selle siin lõpetama. Soovin teid veel kord tänada, teie ekstsellentse Derar Belhul Al-Falassi, et liitusite minuga täna õhtul. Vaadake meid jälle järgmisel nädalal saates On The Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!